videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi stuudios, järjekordne nädal hakkab tasakene pihta ja siin meenub juba üks kena luulekatke. Ei prost, natšalnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte medeomist viil. Vat nii on lood. Ma tänan kõiki, kes on toetanud Nõmme raadiot niipidi, naapidi. Materiaalselt loomulikult. Tuleb, mis tuleb, aga kui ei tuleks, siis juhtuks see, et kuu lõpus jooks oma kolbast juba sedasama, sest siis võib tulla ka päris lõpp. Ma olen loomulikult ürgselt tänatud, et keegi ilus inimene kuulis välja idee, et 1 eurone annetus, kui sa paned laigi. Ja veel rohkem on mul hea meel, et see oli Nimekaim. Ja ta fikseeris ära, mulle meeldis, ma panen 1 euro mängu. Ega seda ei pea tihedalt tegema, aga kui kõik paneksid, oleksime välja uuriva ajakirjaniku Andres Raidiga, herr Gräziniga, kiitke ja kiruge, kuidas tahate, herr doktor Viktor Vassiljeviga ja kaunitari Kertu Luisuga. Ma isegi ei taha öelda praegu saate alguses, kus kohast väljas, aga me oleksime väljas ja me saaksime areneda. Meile omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga loomulikult. Nii et olge tänatud, annetajad, toetajad, ma hoian teile pöidlaid. Ja stuudios on ei keegi muu kui välja uuriva ja kirjanik Andres Raid. Andres, mis on meil uudis? Tere kõigile. Ma uurisin päris tähelepanelikult. Järsku sain aru, et ma uurin tähelepanelikult ja kuidagi puurivalt ja arusaamatu pilguga ühte videolõiku hiljaaegu toimunud mingisugustest tehnikanäitusest. See toimus ühes Euroopa, ühes suures linnas ja kokku oli kuhjatud kõik võimalikke masinaid. Ilusaid loomulikult ja moodsaid. Mis see masinaid siis? Ja, nii, kodu, köögi? Ei, suured masinad ikka, teeöövlid ja... Vot just nimelt, ekskavaator. Vot see ekskavaator, tohutu suur. No mitte nüüd kõige, ta ei olnud päris ka see nüüd, mis kaevandustes töötab, selline sammuv ekskavaator, vaid roomikutega, aga selline suuremat sorti. Ja mis tegi selle Volvo, see oli Volvo firma oma, mis tegi selle ekskavaatori nüüd natuke eriliseks. Aga nimelt see, et tal jooksis külje pealt niisugune valge, tead niisugune lõdvik, selline nagu krooks või selline kuhu sisse käivad juhtmed, tead? Kobrutatud selline, jah, toru. Helekollane. Ja selles kobrutatud torus jooksis juhe 90 kilovatti. Mis kannatab? Selline juhe. 90 kilovatti. See on enam-vähem 45 2 kilovatist korterit soendavat ahjukest. Nii. Võt selline juhe. Ja mis sa arvad, mis ekskavaator see oli? See oli elektril töötav ekskavaator. Mul on pinginaaber, suur ehitaja ja seoses sellega ma olen ehitustel küll ringi luusinud ja vaadanud, kuidas ehitused käib ja seal on ühendused igasugused ja alates segumasin, mis tahab saada voolu ja siis on seal mingisugused segajad ja siis on mingid tõstukid ja kui on suurem ehitus, siis on sinna toodud ka kraana, mis loomulikult vajab elektrit. Aga 90 kilovatti kannatab see juhe ja kus koha pealt sa ehitusplatsi peal võtad see 90 kilovatti, ütle mulle.
no ma ütleksin sulle nahaalselt ametnikulikult, et aga see on võõras pohmell. Ei ole, nii ei ole. Seal samas ekskavaatori kõrval oli välja pakutud ka lahendus. Selline treiler 9 rattaga. Rattapaariga siis. 9 rattapaariga. Sul on treila, no treiler. Aga suure auto treiler ikkagi, mis suurem on. Ja selle treileri peal oli, mis sa arvad, mis asi? No eks generaator pidi olema. Ja paak, et seda generaatorit tööle panna. Et see diiselgeneraator. Ja ma hakkasin mõtlema, et huvitav, aga miks see diiselgeneraator üldse vajalik on, kui töötagu siis juba otse see, pange see mootor ekskavaatorisse. Vaata, mul ütleb loogika, et diiselgeneraator toodab rohkem, kui see ekskavaator vastu võtma peab. Tal peab olema ju tootmisel. Ja loomulikult kõik see. Ja siis, aga tähendab, kus siin siis see mõte, see elektriline või et neid tossukesi ja kõike vähem ja rohkem või kuidagi, või see roheline ja kõik. Ma ei saanudki sellest aru. Ei, sa ei saagi sellest aru saada, aga põhimõtteliselt see teema tuleb mulle tuttav ette. Aastat, ütleme 60 tagasi nägin mina niisugust kinoringvaadet Pirita kinos nagu Fitil ehk Süütenöö. Ja seal oli mingisugune kontora, kus kiruti, vannuti ja lõpuks siis keegi ei saanud aru saalis, mis teemal see jauramine käib. Ja siis võttis laua taga istuv vahevõll, nagu neid kutsuti, telefonitoru ja ütles: seltsimees ülemus, vaatamata tihedale vihmasajule sõitsid kõik tänavakastmismasinad tööle. Õige. Vaat ongi õige. Kuule, aga siis on seoses sellega meenus mulle otse kohe üks pilt, mis ilmus mitte eriti ammu, kus oli Kaja Kallas oli Paldiskis selle augu juures ja siis pildi all oli allkiri, see ongi Eesti rahva tulevik. Jutt on sellest elektri kogumisjaamast, mis siis töötab ja ei tööta. Elektriaugust. Elektriauk. Ja seal kodanik Siitam toimetab ja mul tuli meelde hoopis üks vanem lugu. Nüüd katsume kuidagi 2 asja kokku viia. Kui õnnestub? Mis sa arvad, kas see kannatab teha mingisugust või otsida mingeid ühisjooni või mitte? Ma mäletan, kui aastat, tükk maad tagasi, Juhan Parts oli tollal majandusminister. Ja siis Kiviõlis olid juba omad ärimehed, kes tahtsid seda põlevkivi asja ikka kuidagi moodi kaevama hakata ja tuli välja, et üks põlevkivi kaevandus, seal on Kiviõli ümbruses on neid mitu. Osad on juba maha jäetud, sellepärast, et on aamendanud. Võib-olla saaks seal nüüd moodsamate tehnoloogiate abil midagi võib-olla veel kätte ka, aga tont sellega, see pole nii oluline. Kohalikud avastasid, tähendab, see ei ole mitte kohalik ärimees, vaid nad on sinna kuskilt tulnud. Asja tont, siin on ju maa all meeletu kivist, tähendab põlevkivi varu. Aga kogemata see maa kuulus mingile kohalikule venelasele. Siis tehti ettepanek maa riigistada ja ta kujutas ette, too ärimees, et ta saab automaatselt selle põlevkivi ka. Aga tol korral ei läinud see läbi. Tõsi küll, maa riigistati, aga siis kuulutati nagu kord ja kohus tol ajal. Muide praegu tuleb isegi imelik ja korraldatigi enampakkumise võitis keegi ja see sai hakata siis seda põlevkivi seal kaevandama ja sellega öelda omaette toimetama. Sellepärast, et see põlevkivi, sa võid küll see maa omanik olla, aga see põlevkivi, see on riiklik omand, see, mis seal maa sees on. Ja vastavalt niimoodi tol korral käitutigi. Nüüd aga selle augu puhul, selle energiaaugu puhul, juba see nii-öelda, kes pole isegi omanik, aga kes on suutnud riiklikele rahajõmmidele, riigi rahakoti
raudade kinnipanijale ja lahti tegijal augu pähe rääkida, et nüüd on mul miljoneid vaja. Kuule, aga ma hakkan siit ju auku kaevama, see graniit ja kõik see, mis siit välja tuleb, selle ma müün ju maha. Ja kõik ütlevad, et kõik tundub nagu loogiline. Ta võib isegi selle maaomanik seal olla, aga see on ju ikkagi riiklik omand, see, mis seal maa sees on, mis tuleks tegelikult jällegi maha müüa, kui seal läheb kaevamiseks ja mingi asja maha müümiseks, siis tuleks ju ka korraldada mingisugune konkurss ju tegelikult, kui see on riigivara. Aga kui see Siitam juba kuulutab ette, et ta on kõige selle omanik ja tema muide osaleb ainult selles kasumis, kui see kunagi peaks tulema. Kahjumist ei taha ta loomulikult mitte midagi kuulda. See tähendab, et ma kujutan ette, et kui me oleme 2 ehitajat sinuga ja me tahame siin midagi ehitada ja me saamegi ehitusloa näiteks, siis me läheme kas Tallinna linna või riikliku mingi struktuuri juurde, ütleme, et nüüd andke mulle raha, sest ma tahan siia ehitada. Sulle jäädakse ilmselt täiesti õigustatult juhmi näoga otsa vaatama, oota. Sina ehitad ju. No aga siis sa ehitagi. Oota, aga miks me peame sulle raha andma? Sa hakkad ju hiljem seda kõike müüma ju. Oota, miks meie peaksime sulle raha andma? Aga siin antud juhul selle Paldiski kaasuse puhul tundub kõik väga normaalne olevat. Ja täpselt sama käib ka rajatavate tuumajaamade kohta. Kellelgi on nii ilus nägu, oi riiklik raha. Me osaleme ainult selles kasumi jagamises, mis peab olema meile garanteeritud riiklikult muide kus juures. Kui tulevad mingid kahjumid, siis selle kannab maksumaksja. Kuidagi niimoodi. Ja huvitav, mõni aeg tagasi alles ei olnud asi päris nii liigaldi-logadi, nagu see tänasel päeval tundub. Muide üks asi veel. Nüüd, see oli nüüd lihtsalt kaasa mõtlemiseks, et võib-olla kellelgi tekib ka mingisugune sissejuhatus. Jaa, sissejuhatuseks. Mul oli siin veel midagi kirjas kuskil. Nimelt on juhtunud siin ühiskonnas mingisugune väike murdepunkt, mulle tundub. Vanadekodus või hooldekodus on toimunud üks perverssemaid asju, mida üldse on võimalik välja mõelda. Töötaja vägistab dementseid hoolealuseid. No ma ainult plaksutaks, kui selle kannatanu omaksed aitavad sellel pätil või selle inimesel laadsel moodustisel kuskile teise ilma rännata või aitavad kuidagi moodi. Tähendab, see on nüüd, mis ei mahu pähe. Ja siis järgneb meie prokuratuuri avaldus selle kohta ja mõlemad. Ega see vägistamine, see ei pruugigi ju midagi põhjustada, et see ei vaimselt ega füüsiliselt ja võib-olla ei olegi. Ja siis tuleb veel justiitsminister, paneb kirsi tordi peale, kes ütleb, no siin on näha, ilmselt advokaat on oma tööd ikkagi kehvasti teinud. See, kes seda kannatanud kaitseb. Kehvasti teinud. Mida? No mida jah. Kui teine pool ütles, et kulge, ta on ju ohmu, ta ei saanud arugi, et trukitakse. See on midagi, mis tähendab, ma saan aru, et ühed on kommunistid ja siis on seal mingid fassistid ja ühed on mingid särklased ja teised on pluuslased ja ühed on pükslased ja teised on kinglased ja midagi taolist. Kuskil kakeldakse ja kuskil lepitakse ja kuskil isegi, ma ei tea, tehakse veel midagi, aga vaata see. Andres, aga vaata, ma ei tea neid paragrahve. Mina ka ei tea. Kui paragrahvis on märgitud tahte vastaselt ja dementne ei ole võimeline midagi tahtma või mitte tahtma, igal juhul ma olen sinu mõttekäiguga, mis sa siin lühidalt esitasid, nõus. Nüüd, mul on veel üks nimi siin välja kirjutatud, Rita Niineste. On kirjutatud, kes on kindlasti tubli inimene, on kirjutanud, pealkiri vähemalt on selline. Seks
ja selle mõte. Millest räägib nauding? Millest räägib nauding? jah, ma nägin ka seda pealkirja ja no ma olin enam-vähem sama lolli näoga kui praegu. Miks te tahate, ma ei saa sellest asjast aru, jätke inimestele natukegi ruumi romantikale, säilitage väikegi saladus inimeste ellu, mis teeb selle elu palju huvitavamaks. Muide, mul seoses sellega tuli meelde üks täiesti tundmatu lavastaja Bertolt Brecht näiteks. Ära sa ütle. jah. Võõrandumise efekt. Ja, no ta oli Lääne-Saksamaal ja siis kutsuti teda Ida-Saksamaale kangesti ja lubati talle teater püsti panna, kõik selline nagu ta tahab ja sellise sisseseadega nagu ta tahab, et tuligi. Ja seal oli valgustus ja kõik tõepoolest tehniliselt fantastiline teater pandi talle püsti. Kõik, mis kõige parem tolle hetkel maailmas oli ja valgustus, millest ma seda valgustusest eriti räägin. Ta oli ühes proovis ja ütles, et paneme korraks vaid kõik tuled põlema. Kõik, mis siin üldse on. Ja pandigi. Ja kogu see laga paistis välja, kõik niisugune, mingit saladust enam ei olnud. Mingit enese leidmise, enese juurde mõtlemise, mahaarvamise, mingit fantaasiaks enam ruumi ei jätkunud. Ja ta ütles, et oi, lõpetame selle nii ära. Inimestele peab jääma nende saladus. Las jääb siin ka väike romantika. Milleks tegeleda asjaga, mis on juba ette nurjumusele määratud selles mõttes, iga inimene tunneb naudingut ise viisil. Äsja kirjutatud pervert tundis seda omal viisil. Prokurör, kes selle kaasusega tegeles ja lõpuks vist ma ei teaks võitjana või kaotenu kellegi, see tundis sellest naudingut omal viisil. Viige nüüd need kuidagi moodi kokku. Ei ole võimalik. Jube. Jah, see toob mälu sügavusest välja anekdoodi ka armastusest, aga nõukogude ajal, kus puändiks oli, et peab tundma rahva armastuspartei vastu. See on alles õige armastus. Ega näiteks kui küsid niisuguste paadunud inseneri käest, kes ka naudingust midagi ei teab, ei insener teab, ei ole võimalik. No mingi juhmur, kes on mingisuguse asja kuskilt selgeks teinud. Insenerid on üldiselt intelligentsed inimesed. Armastus, see ei ole mitte midagi muud kui puhas hydraulika ja katsu sa vastu vaielda. Ja. Eks näiteks ongi minusugused vedelikud voolavad, kuskile. Ja. Minusugusel on muidugi teised definitsioonid, aga pole häda midagi. Sa siin pöörasid pilgu maa alla. Ja lausa taevast tuleva raha poole vaatasid ka niimoodi natukene. Ei, igaks aga selle eeskujud, Estonian Air. Oi. Ja hüva, ma vaikin, ma näen, sa läksid väga näost ära ja sa võid ohtlikuks muutuda nii endale kui mulle. Ja üldse ühiskonnale. Oled juba. Ja. Kuule, aga läheme edasi. See oli nüüd sissejuhatus. Kui meil on riigifirma juht, kas ta peaks järgmisel päeval, kui ta on ühel päeval ütleb selle niimoodi välja, nagu ma praegu selle siin ette loen, kas ta järgmisel päeval peaks riigifirma juht enam olema? Riigifirma juht ütleb niimoodi. Energeetikas ei tohigi teha Eesti huvidest lähtuvaid otsuseid. Jutt on Eleringi juhist. Liebe Freund, siin kumab läbi vähemalt minu eetilis-moraalsete kategooriate järgi riigi reetmine. Kelle palgal sa pojake õige oled? Eesti riigi palgal, aga Eesti riigi huvidest lähtuvaid otsuseid teha ei tohi. No näed jälle sama mudel, mis Estonian Airiga.
Придется спиздить ja spiizdin, ma räägin vene keeles, sellepärast, et eestikeelseid vasteid vist ei olegi. nii, spirituaal, aga edasi. Õhtuleht on meieni toonud naiste lehe kaudu. Loen ette jälle. Spirituaalse sõdalase teekond. Motiveerin inimesi, mõnikord on see valus hoop tagumikku. Ja küll, keegi motiveerib nii või keegi motiveerib naa, tegelikult, aga kui sa tahad olla vaimne sõdalane ja see oma mingil teekonnal, siis kõigepealt tuleks endale selgeks teha see, et motiveerida kedagi või midagi ei ole võimalik. On olemas motivatsioonisüsteem ja motiveerida on võimalik ainult juba toimunud tegevusi. Ehk miks sa seda tegid, miks sa selle tegemata jätsid, miks sa seda just niiviisi tegid. Muide, mis su motiiv oli? Juristid saavad sellest suurepäraselt aru, mis su motiiv, mis selle teo motiiv oli. Mis su motiiv oli, miks sa niimoodi tegid? Teisi on võimalik ainult stimuleerida, ehk siis motivatsioon seespidine, stimulatsioon välispidine. Teisi on kas palgaga, pirukaga. Stimulus, see kepikene, millega eeslit tagumikku torgiti, et ta hirmsa vungiga läheks. Täpselt niimoodi. Siit see tulebki stimulus, stimule, mitmus. Nii ongi. Aga tähendab, niipea kui selline pealkiri tuleb ja inimene sellest räägib, siis ma saan aru, et ta tegelikult ei tea nendest ei motivatsioonist ega stimulatsioonist mitte midagi. Et hakkab nagu jama ajama või? Nii. Iibe faktor. Alice Tammur on kirjutanud. Sa tead, kes Alice Tammur on, ei tea? Kuule nüüd teadus selline ametinimetus on. Sotsiaalministeeriumi rahvastiku ja perepoliitika juhtiv analüütik. Oota, mida ta siis teeb? Rahvastiku ja perepoliitika juhtiv analüütik ja tema ütleb niimoodi. See iseloomustab meie Sotsiaalministeeriumi kaadrivalikut ja seal mitte ainult valikut, vaid ka nende kaadrite kvalifikatsiooni. Alice Tammur ütleb niimoodi. Vene sõjaoht tungib eestlaste magamistuppa. Saad aru, ma saan aru, tungis sõjaoht tungis magamistuppa. See ei olnud ei püssitoru ega tankitoru, mis sealt ukse vahel paistis, magamistoru ukse vahel. See oli naabri võib-olla mingisugune jupp naabrist võib-olla, mis kadus samal hetkel. Tead, need diletantlikud tegelased, kes püüavad ka luua kujundeid. Jah, aga ei saa sellega hakkama. Nad ei ole lugenud. Aga ministeeriumisse on tööle saanud. Ja sõjaoht tungib. Tead, see on kohe nagu torm ja tung saksa kirjanduses kunagi oli. Ja muidugi, jah. Höllenstorm oli veel raamat, ja küll. Kirjutatakse niimoodi, kriisid, majanduslangus ja ohutaju mõjutavad sündimust negatiivselt. Laulva revolutsiooni ajal tabas Eestit tõeline beebibuum, kuid pärast taasiseseisvumist on Eesti teinud läbi mitu kriisi. Huvitav, milles need kriisid on seisnud, ei tea. Iga kord on see väljendunud ka sündimus. Ja tänast stabiilsust on pikka aega lõhkunud. Tänast stabiilsust. Venemaa sõjalise ohu eskalatsioon ja globaalse ökoloogilise olukorra halvenemine. See on nüüd täitsa teisest ooperis, see tänast alates. See on, tead nagu meie isa palve, mis on alguses kenasti, ütlen kosmoloogiline ja siis tuleb ja anna mulle või meile seda teist kolmandat. See on täiesti nagu teisest ooperist. Kuula nüüd edasi. Lauri Läänemets. Isegi Moldova suutis Vene kiriku mõju alt pääseda. Kuidas siis Eesti ei suuda? Tähendab, Eesti ei suuda. Kes see Eesti on? On sul mingit ettekujutust? Eesti ei suuda. Ja Moldova. Mis meisse muutub Moldova? Moldaavlast kui sellist muide ei ole olemas. No see on jah niisugune, vaatame, mis teisel pool piiri on. No, mis keel on Moldaavia keel või Moldova keel, kui soovite? Duitem polešno futi kapu, trajaska partidulta kommunista Romanul.
ohoh, see on nüüd natuke ropusti, aga see on rumeenia keel ja sellega saad suurepäraselt Moldovas hakkama, Moldaavias. Sellepärast nad sinna ju kuuluvadki. Muide, Rumeenia pole siiamaani mingisugust Moldaavia või Moldova olemasolu tunnistanud. Nad ei saa keegi aru, mis asi see veel niisugune. See on kõik meie maa, Transilvaania ja kõik see. Aga olgu pealegi, igal juhul, kas Moldovas on siis kunagi olnud see õigeusk või kas Rumeenias on õigeusk või? Tead, esimese hooga tahaks muidugi öelda Läänemetsale, et ega asjatundjaga ei vaidle, aga see on, selle tegelik mõte on No aga inimene on õppinud Tallinna Pedagoogilises instituudis mida? Rekreatsiooni ehk tööjärgset taastumist ehk kehakultuuri või ma ei tea, ei kehakultuuri ka mitte, rekreatsiooni. See on peaaegu rahvatantsu. Peaaegu rahvatantsu, no ühesõnaga võt niimoodi. Siis ei ole ka ime, natukenegi võiks ennast harida, aga võib-olla see praegu ei ole vajalik. Nii, vaata kuidas tõlgitakse. Nädala tähelepanekud, Tarmo Paju ütleb niimoodi. Üks Trumpi korraldatud milline nädal, hüüumärk, möödas 197 minna. Oota, mis minna? Kuhu minna? Ma saan aru, et ta on võtnud inglise keelest ütlenud to go. To go, täpselt. Mis eesti keeles peaks olema, on ees. On ees või on jäänud. Aga ei, minna. Võt niimoodi. Ottoja ütleb, et käitumishinnetega kadugu ka teised hinded. Ühesõnaga hinded, lõpetame selle jubeda hindamise ära. Kõik on väga hea, ükskõik mida sa sinna kokku kirjutad või kirjutamata jätad, ükskõik mis numbreid sa sinna matemaatikatunnis üksteise järgi ritta paned, kõik on väga hea. Ja läheb aina paremaks. Ja läheb aina paremaks. Just liigseid nõudeid ja piiranguid kaotades saab vähenda koolide jaoks bürokraatiat, soodustada vananenud lähenemistest loobumist ja luua ruumi haridusuuendusteks. Ja tead, kes ta on või? Tallinna laste noorte vaimse tervise tegevuskava juht. Vaimse tervise tegevuskava juht. See tähendab vananenud lähenemised. Niisugune vananenud lähenemine, kas sulle tuleb tuttav ette? Vanasti söödi suppi lusikaga, oi, see on vananenud lähenemine. Kärs likku ja nii ta lähebki. Mul oli Newfoundlase tüüpi koer kunagi, kes armastas hapukapsa suppi süüa. Niimoodi, et ta sõi nagu siga. Tead, siga paneb ka kärsad sisse tükk aeg, tükk maad. Siis ta jinga ka ja siis hakkab uuesti matsutama, plärs. Mul sõi samamoodi. Võiks ka vananenud lähenemine. Muide, kas õppimine, targemaks saamine ja lõppkokkuvõttes arenemine, see on ju ka vanaaegne lähenemine. Ma tahtsin enam-vähem, muu mõtted käisid selle õuduse juures ära ja muide, lugesin mina, see oli Elu24 artiklikest, kus õpetaja kirjutas lahkumisavalduse inglise ja eesti keel või midagi taolist vallandamishirmus, sest oma klassi ette ilmumise ja käitumisega võis ta kedagi solvata ja siis oleks ta aga vallandamise paragrahviga. Ja lugu selles, et olla talle ette heidetud rängalt, et tunnid ei ole mängulised, põhikooli lõpuklassid. Vaata, situatsiooni teoorias ongi kaks suurt vahet. Kas situatsioon on mänguline või on ta tegelik? Kas me mängime Margus Lepa sünnipäeva? Tegelikult mõtleme, et ta kõngeks. Aga tuleme õnnitlema, kuna peab tulema, kroonika on kohal, pilti tehasse ja siis naeratame. Või tuleme Marguse sünnipäevale, kurat on üks vahva sell. Kindlasti lähen, pole kinkigi viia, võtan õiekese, kui ei ole õiekestki, lihtsalt lükkan käpa pihku, ütlen, kurat, see on tore poiss, igavesti tore. Lihtsalt tuled, see on mänguline, üks on mänguline. Täpselt samamoodi käib situatsioonide kohta.
kas ta on stabiilne või labiilne. kas ta on nüüd valikuline või oled sa sundsituatsioonis, kas ma võin teha valiku, täpselt samamoodi on mänguline. me ei pea koolis õppimist mängima, me ei pea arenemist mängima, me peaksime tegelikult õppima, targemaks saama, arenema ja veidi isegi võib-olla paremaks muutuma. siin on konks. me õpime koolis igasuguseid asju, mille õppimise põhjust võib väljendada sellega, et noh, aga te arendate oma mälu ja üldisi teadmisi ja ta-di-da-da-di-ta, aga jalgrattasõitu sa ju ei omanda, ei õpi enamalt jaolt muidugi iseseisvalt, mitte selleks, et arendada oma lihaseid või tasakaalu. sa tahad jalgrattaga sõita kurat teab kust, kurat teab kuhu. nii et sa ei pane tähelegi, et sa teed seda jalgrattaga. no profiratturid, see on eraldi kategooria. aga nad kõigepealt ka ikkagi õpivad ja. kõigepealt nad. muidugi. jah, ja siis tuleb korraga mõte, mis kihutab takka. ma hakkan võidu sõitma, ma sõidan igal pool välismaal ja nii nagu Aavo Pikkus kunagi ütles väsinult küsimuse peale, et mis teile siis välismaalt kõige rohkem meelde jäi, et eessõit ja tagumik. jah, oi, Pikkus oli üks vägev mees. nii, Proksist oli meil natukene juttu, vilksamisi ja jällegi pluss Postimehele, Glikmanile loomulikult ka. Leon Glikman on öelnud Isamaa uurimise kohta praegu niimoodi. on lubamatu, et hägususes hoitav erakond ei saa end valimiste eel kaitsta isegi menetlusväliselt. Neile isegi ei öelda, milles süüdistatakse, kas süüdistatakse ja nii edasi. ja kui juba Leon Glikman tuleb välja ja ütleb ja muide väga selgelt, kuidas, see on täiesti lubamatu. aga meil on niimoodi ja ongi lubamatu ja mis siis? no ja mis siis, mis sa mulle teed? väga vaja on, siis ma teen su endaga midagi. aga ka see, mis sa praegu ütlesid, on mitmetest teistest juhtumitest tuttav, see ei ole üllatav ja see on välja kasvanud ikkagi vanast. noh, ma ei tea, kas selles väljendubki konservatiivsus, et konservatiivselt peab jääma назначить виновного. määrata see, kes on süüdi, mitte uurida, vaid määrata. just, püüame kinni, kes ette juhtub ja karistame, keda vaja. Kaja Kallas hiilgab jälle meil. vajadust kaitse järele mõistetakse vahel liiga hilja. see käib nüüd selle dementse mutikese kohta, kes Pihlakodus ohvriks langes vist. muidugi Kaja Kallas mõtleb siin midagi muud, aga mul oli see esimene selline assotsiatsioon, mis tekkis. vajaduskaitse järele, vabandust, kas sa mäletad juhtumeid, kus mehed läksid kinni selle eest, et hakkasid liiga vara ennast või kedagi teist kaitsema? nojah, see võib öelda ka, et nii, et lõin mehe maha, et see oli lihtsalt hilinenud abort. ennetav rünnak. jah, nii, olgu. Euroopa hääl oli Ameerika hääl, nüüd on Euroopa hääl. ja punktid on Ameerika hääle kasuks, mis sest, et enam ei ole, aga Euroopa hääl kõlab niimoodi. kaitseks valmistumine võib Euroopa riike üksteise vastu üles ässitada. siis lõpetame kaitseks valmistumise, see tähendab, et siis ei ässita või kui jätkame kaitseks valmistumist, siis jätkame ka ässitamist, nii või? ei, ärme meie ei. lõpetame kaitseks valmistumise, aga see nõuab ju, et me hakkamegi ennast kaitsema ja see omakorda, hea küll. ja. Läheme Ossinovski juurde. Jevgeni Ossinovski ütleb niimoodi. arvestades hullumaja, mis Valges Majas toimub,
on 20% toetus valitsusele suur probleem. Ütle mulle, kes sa oled selline, et sa Valge Maja kohta hullumaja ütled? Teiseks, mis puutub Valges Majas toimuv meie valitsuse reitingusse? Ja vaata, toimub. No seal ju... Nii kõrgel see küll ei olnud, kui siit kultuurimajani. Auf Estnisch bitte. See on ka, Ossinovskilt ei saa auf Estnisch nõuda, sellepärast, et ta on teadupärast. Ta on reaali lõpetanud, saab. Ta võib olla lõpetanud ükskõik mis asja. Jah. Ja mitte mingisugust vahet ei ole. Üks asi on keel, aga teine asi on meel. Meil on vaja keele ja meele ühtsust. Muide, kui tema papal ei oleks tohutu palju miljoneid ja ta ei oleks neid luftitanud poliitiliste liikumiste ja parteide vahel, kas me kuuleksime täna midagi Jevgeni Ossinovskist? Kas me üldse teaksime, kes Jevgeni Ossinovski on? Ja, money talks, bullshit walks. Aga siin muidugi ma rõhutaksin, herr Ossinovskil, ta on üks väheseid, kellel on omanimeline viin. Selge. Nii, Taro. Ma juba, just nimelt. Otsealluvuse keelamisega me kaitseme kirikut vaenuliku riigi eest. Tõlkige nüüd ära, palun. Ma saan aru ükstapuha, mida ta ütleb, aga ta võiks öelda, nii nagu ministrile kohane, et sellest on võimalik aru saada. Otsealluvuse keelamisega ma keelan otsealluvuse ära. Siis ma kaitseme kirikut vaenuliku riigi eest. Tal endal on selle riigiga kõige otsesemad seosed. Nii pärilikkuse järgi muide. Ka muide. Ja. Aga Margot Roose ütleb, pane nüüd kokku, see on hea pärl. Tallinnas ei ole naastreffide kasutamine põhjendatud. Need tuleks riigi poolt ära keelata. Tähendab, riik peab sekkuma Tallinna asjades. Või vastupidi, ja just nimelt. Ja antakse välja ilmselt siis seadus. Poolest, loomulikult mitte kuskilt sa ei kuule, mille pärast siis Tallinnas ei ole naastriffide kasutamine põhjendatud. Kes seda ütles, kus seda uuritud on ja nii edasi. Tartus on, Pärnus on, Narvas on, aga Tallinn kuradi idusihuke, keelame ära. Las riik keelab. Ja, siis meie jääme puhtaks, meie allkirju seal ju ei ole. Ain Käpp ütleb meile, ettevõtjad tervitavad välistöötajate rohkemat kaasamist. Tööränne peab üleval meie ühiskonda. Nüüd on teada, mis meie ühiskonda üleval peab. Ei laulupidu, ei oma töökätte usinus, ei Ossinovski linnapeana ega Michal valitsusjuhina, ei eestlased, kes iga päev palehigis oma panuse annavad ega või ükstapuha, mida nad teevad, vaid tööränne on see, mis meie ühiskonda üleval peab. Kaob tööränne ära, kukub ühiskond järelikult kokku. See on siis nagu igiliikur, et tuleb, teeb midagi natuke, läheb ja järgmine tuleb ja võt see sihukene ringlemine Nii, Maalehele tuleb pluss teha. Keegi Hebo Rahman kirjutab seal. Mis pagana asi on see Kerksuskeskus? Kas tavainimene peaks sellest aru saama? Seda kirjutas mulle ka Abi Raama, ta küsis, mis see on, kas see koht, kus kollektiivselt käiakse ennast kergendamas? Uskumatu, aga ei, keegi mõtleb kuskil välja, keegi kuskil midagi teeb, juba kuskil. Kerksuskeskus, ärksuskeskus. Ärksuskeskus. No. See on raamatukogu, äkki. Ei, kus ollakse ärkvel? Tunnimees postil teoreetiliselt. No, vaat see ongi ärksuskeskus, ongi posti.
muide lõimimine sama asi, kas keegi suudab sulle öelda, mis asi see lõimumine on? no lõimed ja niisugused. Lõim, ma saan väga hästi aru, mis asi see on. Noh, aga vaata. Määratlust palun, piiritlege ja määratlege see termin. Kui seda tehakse inimestega, lõimerdatakse. USA kohtunik käskis taastada uudisteagentuuri Associated Press ligipääsu presidendile. See oli ikka jube lugu küll, kui Associated Press ei lastud presidendile ligi. Aga meil on analoog, Telegrammi ei lubatud valitsuse pressikonverentsidele. Tallinna televisiooni ei lubatud, muide näiteks valitsuse pressikonverentsile. Tähendab, it's a tradition. Ka ei lubatud, keegi ei öelnud ühtegi sõna. Palun väga, ei lubatud ja oligi kõik. Nii, Euroopa Liit keelab alkoholi kahjulikkusele viidates etanooli puhastusvahendites ja desovahendites. Tähendab, Troinoi. Oota, siin on nüüd üks väikene asi. Seda räägitakse nüüd Eesti tingimustes. Olid samad inimesed komisjonides, kes määrasid nende desovahendite kasutamise. Ja samad inimesed olid need, kes seda desovahendit tootsid. Saulusest sai Paulus, grupiviisiliselt. Määratud miljonid tulid kasumit ja kusjuures selle alkoholi sisaldusega on üks huvitav asi, näiteks muus maailmas. Võtame Araabia maad, võtame Idamaad. On see niikuinii keelatud. Sellepärast, esiteks, ta on alkohol. Teiseks, desovahendid, desinfitseerimisvahendid, näiteks kui sa tõmbad selle laua üle piiritusega näiteks. Piiritus aurustub siit umbes 15 sekundiga. Seal ei ole jälge ka enam. Nüüd, meil olid kõik need desovahendid, nad olid kõik kleepimisainete baasil tehtud, igasugused, niisugused pool kleepuvad. Tähendab likööri põhimõttel. Likööri põhimõttel, ütleme niimoodi. Piiritus lendas ära, kõik see mögin jäi sinna alles. Nüüd tuli järgmine, pani sinna, see liimis sinna külge. Võttis vana ja andis uut, Mujal maailmas olid need igastel kolloidlahustel tegelikult, need on keelatud juba selle pärast. Meil ei olnud mitte midagi asemele pakkuda, kuna oleks olnud loomulikult, sest võimalusi oli. Aga kuna ühed ja samad inimesed olid tootjad ja määrajad, mida kasutada, siis nüüd on loomulikult asi on läinud juba vanaks, nüüd tagantjärgi võib ju kõik ära keelata, öelda, et pole vaja ja pole midagi ja nii edasi. Nii, aga kuule, tüdrumus oleks hea jutt. Nende su üllatuste peale tahaks juba ammu karjuda, et Taltu metsaline. Mina lugesin, keegi osundas mulle selle artikli peale ja siis ma lugesin. Kas sa saad aru, kes, kus ja mis on? Tähendab, lugu oli selles, et keegi sai Eesti passi. Eesti kodakondsuse tähendab. Vanavanaisa Bernhard ja tema vennad Aksel ja Leonhard sattusid repressioonide küüsi. NKVD väed represseerisid mu vanavanaisa. Ta saadeti välja, talle mõisteti 10 aastat. Ta saadeti Venemaale Krasnojarske kraisse, kirjeldab perekonna saatust Mihhail. NKVD hukkas ebaõiglase otsuse alusel Mihhaili vana-onu Aksli. Nüüd on onust saanud, tähendab, vanaisast on juba saanud onu. Ja tema isa ja vend Leonhard saadeti Bernhardile Krasnojarski kraisse järele. Tähendab, et tooge ära siis või siis tooge see kadunuke ära või kus see vana... Nimed segamini kõik ja mida tähendab ema õiglase otsuse? Ta kandis oma karistust seal väga kaugel, umbes 10 aastat. Vabanedes võttis oma isa Aleksandri Spetsasulast. Tähendab, isa tal ei olnud, aga ta võttis selle Spetsasulast siis või? Ei. Kahjuks tema vend Leonhard oli sel hetkel juba surnud. Pole teada, mis põhjusel. Oli lihtsalt surmatõend arusaamatul põhjusel.
minu vanavanaisa Berhard võttis oma poja, ta oli surnud ju, võttis oma isa Aleksandri kaasa ja sõitsid Kasahstani Karaganda oblastisse. Tähendab, vahepeal elus ja seal elas ta praktiliselt kogu elu. Seal sündis minu isa, seal sündis minu vanaisa ka. Lugu liikus Eestist Kasahstani, siis Venemaale ja uuesti tagasi Eestisse. Väga pikk tee, rääkis Mihhail. Tead, ma väga tahan uskuda, et siin on lost in translation ja kõik on läinud, noh, ma ei kujuta ette, vene keeles tõlkimisega võib teha kaunikesti hulle vigu, aga noh. See on Rahvusringhäälingus kirjutatakse. Keegi võiks ju kuidagi vaadata, et olgu pealegi. Ei, no ta vaatas, et kõik sõnad on õigesti kirjutatud, aga mida see komplott kõik kokku tähendada võiks? Kolmapäeval oli raadiost võis kuulata, kuidas kliimateaduste professor Pia Post avaldas, et kliimateadlaste omavaheline vestlus Teaduste Akadeemias korraldatud kliimakonverentsil olla olnud igati edukas. Kliimateadlaste omavaheline vestlus igati edukas. Tähendab, keegi kuulas pealt ja... Aga Teaduste Akadeemias korraldatud kliimakonverents, see oli väga edukas. Olgugi, et sinna ei tulnud kohale ühtegi energeetikut, isegi akadeemik Hamburg ei tulnud. Sellepärast, et ma saan energeetikutest saan aru, sellepärast, et jutt on päris energeetikutest, mitte nendest roheenergeetikutest, vaid päris energeetikutest, kes teavad, mis on Ohmi seadus, kes teavad, mis on takistus, kes teavad, mis on N võrdub U korda I ja igasuguseid muid niisuguse asju. Mida sa räägid mingitest kliimateadlastest? Nüüd, kliimateadus, see on ju midagi uut. Ruttu oli vaja korraldada kuskile mingisugune kliimainstituut, et inimestele saaks ka mingisugune ametinimetus, kas või professor või veel midagi niisugust külge, väga lihtsate moodustega külge anda. Ja muide, kellelgi ei ole mingisugust ütlemist ka, sellepärast, et tõepoolest niisugune kliimateaduste instituut muide väidetavalt on. Nii. Ja konverentsil oli muide põhiprobleem oli tead milles? Et kliimamuutustest, inimtekkelistest kliimamuutustest ei ole kooliõpikutest kuigi palju juttu. Tähendab, kooliõpikud on siiamaani veel suutnud kuidagi moodi normaalseks jääda. Teevad vahet. Kusjuures inimtekkelisest me võime rääkida, aga meil seda täpselt teada ju ei ole. 3 Kuru tammist lugesin lugu, et see aeglustab maa pöörlemist. Jah, paneme aga pesu kuivama igale poole, juba sellega aeglustame, kuna tekib takistus ju. Mida märjem ja raskem pesu, mida suuremad trussaarid, seda suurem vastupanu liikumisele. Ja see ongi vastupanu liikumine. Ja see ongi vastupanu liikumine. Võt kuidagi niimoodi. Ja Post avaldas niimoodi. Kõrges elektri hinnas ei saa süüdistada üksnes tuulevaikust. Selle nimeline film oli kunagi. Tuulevaikus oli küll Aadu Hindi järgi minu meelest tehtud või? Kas ei olnud? No umbes nii. No nii. Ja üksnes tuulevaikust kõrges elektri hinnas. Tähendab, ja see on nüüd siis professor, kes sellist juttu räägib. Ta peaks ütlema ausalt, et see on inimtekkeline elektri hinna tõus. Sest ega hinda tõstavad ju inimesed tegelikult. No. Ei mitte tuul ega mingi vänt kuskil või mingi juhe, traat, dünamo, trafo või veel midagi. Hinna määrab inimene,
mitte tuul või selle puudumine. ja vaatame, kes kirjutas alla, sest ees- ja perekonnanimi on see, mis põlistab ennast allkirjaga. Tead, seal on kõikvõimalikud mingisugused projektirahastused ja igasugused niisugused asjad sealt suuresti kõik alguse saabki. Näiteks kunagi Nurkse instituut, see on tipi juures. Ma saatsin sinna kunagi kirja, nad rääkisid mingisugusest juhtimisest ja ma sain aru, et juhtimisest, no selle seltskonnal erilist ettekujutust ei ole. Ma saatsin sinna küsimuse, mida te käsitlete juhtimise objektina ja keda te käsitlete juhtimise subjektina. Kes on subjekt, kes on objekt, mida see juhtimine endast kujutab ja mida see tähendab. Ma sain mingisuguse vastuse, millest oli välja lugeda ainult ühte. Neil ei ole seda ettekujutust selle kohta. Leno, mis ta nimi oli? Ma ei mäletagi. Olgu. Leno Saarniit, jah, õigus. Leno Saarniit. Nad said mingisuguseid, kogu aeg nad on saanud mingisuguseid miljoneid Nurkse instituut, jälle mingisuguste projektide tarvis. Ja nüüd on ainuke küsimus, et mida oleme me saanud tänu nendele miljonitele, mis on sinna antud, mida me Nurkse instituudilt oleme nende miljonite eest saanud. Muide, Leno Nürks oli see, kes on selle välja andnud ametniku eetika mingisuguse. Seda ma olen kuulnud, aga seda hakkas, kas mitte Kaja Kallas ei tegelenud ka mingi ei, tema oli vist Riigikogu eetikakoodeksiga seotud või igale oma eetika. Seesamane Saarniit on ju tuntud ka keskkonnapoliitika loojana, keskkonnapoliitika, aga vaata, siin on üks niisugune tähelepanuväärne asi. Kuna riigi poolt on saadud miljonid projekti rahastamiseks, siis ei ole, me räägime siiski Tallinna Tehnikaülikoolist praegu, või tähendab TalTechist või ükstapuha, kuidas nimetatakse, tipi oli üks tore kool. Ja seal Nurkse instituudist. Ja selles kliimapoliitikast ei ole määravad mitte keemia, füüsika ja kõik muu selline, vaid poliitilised ambitsioonid, mis hetkel väga aktuaalsed. Ehk siis valitsuse suunised, millele tuleb tekitada selline teaduslik ümbris, serveerida seda mingis teaduslikus soustis, teaduslikkusest on asi muidugi kaugel, aga sõnavara ja kõik see selline viitab sellele, et tegemist on äärmiselt enam veel kui teadusliku mingisuguse jouramiga ja ainukene mulje, mis kõigest sellest peab jääma, on see, et raha anti vähe, tuleks veel anda, tuleks mingisugune kliimakoodeks järgmisena valmis meisterdada. No alla 10 miljoni selle muidugi ei tee. Mis arvad, kas? Pane ikka juurde, see ju nõuab, ma ei tea, kogemuste vahetamist ja konverentse ja... Tartu Ülikool sokutas muide samasuguse kliimaprogrammi oma füüsikainstituudi alla. Auväärne füüsikainstituut, auväärne Tartu Ülikool. Aga kuna mingisugused rahad liiguvad, siis loomulikult on hea kõike seda korraldada. Tea seal juures ametniku eetikat ja keskkonnaeetikat ja veel mingisuguseid eetik. Sutrop hoolitseb sellest, et meil praktiline eetika on olemas. Nii palju eetikaid igasuguseid. Praktiline tähendab teoreetiline ka või on kõik? Ei, kõik. See on nii keeruline, et ilma ametniku eetikat ja kliimaeetikat tundmata sa sellele küsimusele vastast anda ei saa. Tead, me peame tegema eetika. Eetika. Eetikute eetika ja praktiliste eetikute eetika. Ebapraktiliste praktikute eetika. Eetiliste eetikute eetika. Ma olen seda stseeni natuke teise tekstiga näinud Monty Pythoni filmis. See oli vist Brian's Life. Jaa. Seal istuti, et see rahva juudirinne ja juudi rahvarinne ja mis seal kõik oli läbi segi. Ja siis otsustati ära, et ühele
kutile antakse seal õigus sünnitada, mis siis, et ta on mees ja sünnitada ei saa, aga tal peab olema see õigus. See õigus peab olema, see meenutab, võt Kristina Kallase tekstid, meie haridusministri tekstid on ka mingisugune non plus ultra, kui keegi, tegelikult siin tuleks anda nüüd ka väike plusspunkt Rahvusringhäälingule, kui ühes saatest seal saatejuhid rääkisid, et tegemist on suisa skisofreenilise olukorraga ja ongi, ja toodi välja, ma kuulasin ka seda, kuna osundati sellele ja tõepoolest, Kristina Kallase tekstidest on üldse väga raske aru saada. Ta ütleb niimoodi, et ongi väga tore, et ajakirjanikud said teada, mis nende igasuguste seadusandjate mõttes oli või kes olid need seaduseandjad, kes nõustusid otse kohe järele vaatamata, antud juhul on jutt siis nende parklate ja poodide juures parkimismajade elektrifitseerimisest, et saaks seal tankida või täita, laadida elektriautosid. Et kus 20 autot juba on, sinna peab ka niisugune vastav elektrijuhe tulema. See läheb ka mingisugune 6 miljardit või 2 miljardit vahet ei ole, mingisugused miljardeid läheb maksma. Ja kes selle läbi lasi, loomulikult Riigikogu keskkonnakomisjon ja igasugused muud komisjonid, kõik lasksid läbi ja Kristina Kallas avaldas selle üle head meelt, et mõtle, kui tore, et lõpuks selgitatakse välja, kes need sellised ikkagi on ja kes need selle eest vastutavad. Vaat siin ta juba eksib, sellest ei vastuta muide mitte keegi, sest vastutust kui sellist meil valitsuses lihtsalt isegi mõistena ei eksisteeri. Ja pärast seda ta oli selle tiraadi lõpetanud ja teatab, aga need ongi nii suured paberid, seal on 10 000 lehekülgi ja seda ei olegi võimalik. Võimalikkuse, ta ütles, et inimvõimalikkuse piiri ei olegi võimalik nendega tutvuda. Oota. Kes see pärgel selle kokku kirjutas? Ta ei tee vahet, esiteks inimvõimed ja inimvõimalikkus. Aga just nimelt, kõigepealt ütleb, küll on tore, et saime teada ja siis teatab pidulikult, üks asi räägib teisele vastu. Kui ma oleks William Shakespeare, siis ma ütleksin, see on sonett, aga siin on üks jupp puudu. Ehk siis... 2 viimast rida on puudu, eks just nimelt. Üks midagi on puudu. No siin kuulajatele ka Shakespeare'i soneti eripära on see, et kui on tees, antitees ja siis on syntees. Lause ja vastulause, lause ja vastulause ja siis viimased 2 rida, mitte 4 rida salmis, vaid 2. See on see maksa ja haak. Jah, kuidagi niimoodi. No see kõik on tore. Andres, sa oled ka kuskil pruukinud siukest, ma ei saa öelda ta kohta sõnavärdjas, aga ta on... Vedelikku. Ta on kohutav sõna kakistokraatia. See on kehvemate võim, rumalatema võim. Kõige sitemast on kõige sitem valitud. Ja see näikse olevat, meie kohal nimetama end Eestiks ja see on omamoodi ka meie kraatia, eks ole. Aga kas sellest saab välja tulla? Ma mõtlen siin praegu meie haridussüsteemile, meie igasugustele mudelitele. Meil haridussüsteem süsteemina puudub. Nüüd me jõudsime sinna. Meil on haridusprojektide koond. Aleksei Jašin Tallinna aselinnapeana hariduse alal valetab otseses mõttes avalikkusele, silm ka ei pilgu ja midagi ei juhtu. Aga mis saab juhtuda? Vaata, ma lugesin, Kertu Luisk teeb meil kenasti lõunatunde, paneb aga Võrumaal soolot, võib-olla tuleb nüüd väike paus vahele, sellepärast, et tal on isiklikke asju vaja ajada ja hoolitseda ka järelkasvu eest ja nii edasi. Aga kommentaarid, mis talle tulevad, kannata veidi, ootame, küll kõik läheb paremaks.
isegi kempsus, kui kõht on kinni, sa ei pea kannatama ja ootama, et ehk tuleb ise. Vaeva peab nägema ja siin niisamuti. Siis lugesin mina ilusat siuke punast värvi tausta peal kellegi mõttevälgatus. See on tuulikute ja tuuleparkide teemal. Makske inimestele, mis raha on, mitte näljakrosse, siis saate ehitada ka. Tähendab, siis kaovad kõik tervisehäired ja igasugused keberniidid ära. Maksa, anna raha ja ma ülistan sind taevani. Mingu või käru kummuli. Raha. Ma ütlen veel kord, minu meelest on see nii ilus. Raha abimehena paremat on raske leida. Niipea kui raha muutub peremeheks, siis hullemat ei ole võimalik välja mõelda. Sellest sai räägitud juba aastat 10-15 tagasi, et raha on muutunud kaubaks, sa müüd ühe raha ja saad teise raha, aga seda on rohkem. Ühesõnaga teenid raha müügiga rahalist kasumit. No, läheb ikka räipeks kätte küll. Aga see ei tähenda, head kuulajad, vaatajad, et Nõmme raadiot ei tuleks toetada, ei tuleks aidata meid mudast välja, sest natuke mudas me oleme. Üks väike inimene koormab pidevate kohtuasjadega, no ikka juhtub, aga üheskoos oleme tugevad ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.